raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad! Stuudios on Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame kõige värskemat teavet Riigikogu komisjonidest, istungisaalist ja muidugi kuluaaridest. Ja räägime selles saates, milliste trikkidega valitsust vahetati ja kuidas koalitsioon jäi Riigikogu rahanduskomisjonis kimbatusse. Räägime NATO lubade taotlemisest ning põhiseaduse muutmisest, mis järgmisel nädalal jõuab Riigikokku. Ja räägime ka kaitseminister Pevkuri ehitatud Potjomkini külast. Evelin, sina oled ka jälginud valitsuse vahetust, et just Riigikogu kuluaarides otse meie siis kabineti juures seal on rahanduskomisjon ja seal on olnud kõvasti suminat. Ja see sumin on siis olnud väga koomiline, ma ütleksin. Ja tere ka minu poolt ja tõesti valitsuse remont toob natukene nalja ka kaasa. Nimelt viimane kord, kui rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann käis reisil ja jättis nii-öelda ka hiired oma pead, tehti erakorraliselt rahanduskomisjoni istung ja võeti vastu rida seadusi. Anti, sa ise olid asendusliikmena, sina võib-olla oled õige inimene rääkima, mis seal tegelikult toimus? No lihtsustatult öeldes koalitsioon jäi seal vähemusse, sellepärast et sotsiaaldemokraadid ju lendasid valitsusest välja ja vahepeal, kui nad valitsust hakkasid siis ümber väänama, ei ole nad jõudnud komisjonide liikmeid välja vahetada. Ja seda võimalust siis kasutati, et nii nagu Reform on kogu aeg kõiki teisi väänanud, siis survestati neid vastu ja siis aseesimees Korobeinik Keskerakonnast kutsus kokku erakorralise komisjoni, selleks on vaja 3 liikmete soovi, see oli 36%, siis kes seal kokku kutsus ja siis tehti kiire istung ja kui tohib, ma loen siit paar paragrahvi Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest, sest see on oluline, kuna Anneli Akkermann tuli Belgiast tagasi, oli hämmingus ja solvunud, et vahepeal oli toimunud komisjoni koosolek, kus oli võetud vastu otsus, et mitte kehtestada automaksu, vist oli see teema, ja loen siin, et tegelikult tõesti, kui ei ole kohal komisjoni esimeest, siis paragrahv 34 lõige 3 ütleb, et komisjoni aseesimees täidab komisjoni esimehe ülesandeid esimehe äraolekul ja tõesti erakorraliselt võib istungi kutsuda kokku kas komisjoni esimees oma algatusel või siis, kui seda nõuab vähemalt 3 komisjoni koosseisust. Igal juhul sellele ju järgnes suur segadus. Anneli Akkermann hakkas segadusest ringi jooksma ja uut komisjoni koosolekut kokku. No aga sellega oli lihtne, siis komisjoni kvoorum ei tulnud kokku, sest opositsioon ei tulnud kohale, aga opositsioon on lihtsalt rahanduskomisjonis enamuses, et see on märk sellest, et valitsusel saab keeruline olema, kuna siis kapatäie külma vett pähe saanud sotsid on vihased nagu herilased ja nõelavad ka, aga asi ongi selles, et kui komisjonides siis hääled enam ei pea, siis nii juhtubki ja asjad ei lähe läbi, nii et siis komisjoni kokku kutsunud Riigikogu saadikute seltskond siis hääletas toetas automaksu tühistamist, et see läheks Riigikogu saali hääletusele, toetas õiguskantsleri seisukohti automaksu osas, kus on vaja mitu parandust teha ja veel mitu eelnõud, mis kiiresti läbi lasti. Et midagi sellist inetut selles mõttes ei olnud, nagu me mäletame põhiseadusvõitluse ajast, kui meil oli referendum abielu küsimuses, kus reformierakondlased lihtsalt
teades, et nad jäävad vähemusse, lihtsalt käisid laamendamas komisjonides, hulgamas ja häirimas ja kriiskamas ja needsamad sotsid ka. Sellest saati ma ristisingi nad revolutsioonilisteks madrusteks, mida nad kindlasti on. Aga ütleme niimoodi, et hääled on hääled, me peame komisjonides nende inimestega nii või teisiti koos istuma, et meil ei olnud selle vastu midagi, et automaksu tühistamine saata saali. Aga nüüd on ka ju selline olukord, et mitmetes komisjonides on opositsiooni saadikud komisjoni juhtideks. Muidu näeb tava ette, et komisjoni esimees, alaliste komisjonide esimehed on koalitsioonisaadikud ja aseesimehed on opositsioonisaadikud ja need valitakse ühe korraga. Ja tõesti, nüüd siis ka minu meelest kultuurikomisjonis on see probleem, et kuidas... Ja kus on siis sotsidest esimees. Ja see nagu üks näide sellest, et mida tähendab, kui niimoodi tehakse nii-öelda seda valitsuse remonti, on suur segadus, on ka komisjonides segadus, ei ole jõuvahekorrad õiged, lisaks veel see teema, et tõesti neil ei jätkugi inimesi, neil ei jätkugi, et kõiki komisjone mehitada, et oleks ülekaal ja juba räägitakse sellist juttu, et liidaks mingid komisjonid kokku, aga Vat, aga selleks on vaja Riigikogu kodukorda muuta ja see neil ei õnnestu kuidagi. Ja tegelikult on praegu koalitsioonil ametlikult 52 häält, aga oluline on see, et paar tükki kuuluvad Riigikogu juhatusse. Nad ei saa seal komisjonides olla, Riigikogu esimees ja aseesimees. Siis nad muidugi kauplevad hääli aknaalustelt. Nii ka saab valitseda, ega siis EKRE võimuloleku, koalitsioonis oleku ajal oli ka väga keeruline hääli kokku saada, sest Isamaas oli hulk reetureid, Ladõnska ja Üllar Saaremäe, kes kogu aeg kõikide LGTB asjade poolt hääletas ja kõiki neid pidurdas neid algatusi, et vähemalt koalitsioonireetureid siis, et nad ei hääletanud selle koalitsiooni poolt, et neid vasakliberaale ilmus Isamaast hulgim välja, lõpuks pooldus see partei täitsa ära. Aga näed, pooldumine mõjus vähemalt nende toetusele hästi, et liberaalid läksid oma teed, õõnestajad liberaalid. Ütleme kuulajatele ka selgituseks, et töö ja kodukord näeb ette, et üks saadik saab olla ühes komisjonis ja alalises komisjonis, et meil on ka erikomisjonid, mis on siis riigieelarve kontrollikomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon, Euroopa Liidu asjade komisjon, korruptsioonikomisjon, et seal võib ka veel saadik olla, aga põhimõtteliselt alalises komisjonis võib ainult olla niimoodi, et on ühes komisjonis üks saadik ja see tekitabki probleeme. Rahanduskomisjonis nad ka siin kiiresti hakkasid olukorda lahendama, et tõid ühe saadiku juurde, aga järelikult jäi mingi komisjon nüüd tühjaks. Ja vahel ongi hea komisjonidest rääkida, sest seal toimub Riigikogus tegelikult see kõige põhilisem töö, et iga nädal on komisjonid, mis valmistavad eelnõusid ette, arutavad erinevaid teemasid, kuulavad ära igasuguseid ettekandeid, et tegelikult on seal ikka päris palju tööd, et näiteks siin riigikaitsekomisjonis on olnud vahel 3 istungit nädalas, pikad istungid tundide kaupa kuulame, et toimetame. Ehk see jääb paraku nagu valijate silmist nähtamatuks, sest nähakse ju seda, mis Riigikogu saalis toimub, et saalis tõepoolest seal infotunni ajal istub ainult opositsioon, nagu tavaline on, et eks see ole lihtsalt selgituseks, mitte vabanduseks, sest vahel võiks küll Riigikogu saalis oluliselt rohkem inimesi olla. Aga samas peab ütlema, et koalitsioon peab olema kogu aeg valvel, kui on mingidki eelnõud, nad peavad siis vähemalt telekate taga passima, sest ma olen ise ka koalitsioonis olnud, sest kui ikkagi
opositsioon vaatab, et nad on koju läinud, siis on jama majas, hääletatakse nende eelnõud kähku välja ja see on päris suur katastroof, nii et nad peavad valvel ikkagi olema igasuguste hääletuste puhul, sest näiteks kui ei olegi lõpphääletus, siis võivad vabalt teise lugemise ajal, mis on sellised rahulikud arutelud tavaliselt, et küsimused seal eelnõu kohta ja kuidas vahepeal kahe lugemise vahel on läinud. Lihtsalt opositsioon võib igal ajal teha sellise ettepaneku, et kuule, katkestame selle eelnõu lugemise ja lükkame ta tagasi, nii et nad peavad valvel olema. Ja, et selgitaks veel, et igat eelnõud loetakse 3 korda, et ta tuleb läbi Riigikogu saali 3 korda ja lisaks veel arutatakse seda eelnõud komisjonides, igal eelnõul on oma juhtivkomisjon ja kuulatakse ära ka huvigruppe, komisjonid võtavad tihtipeale ka õigusanalüüsid, valitsuse arvamused ja veel, kui on puudutavaid teemasid, kas Keskkonnaametilt või et jah, tõesti õige, et põhitöö toimub meil komisjonides küll. Ja lühidalt veel lisades, et siis, aga mis siis nädalavahetusel toimub, et kas siis puhkate, et vähemalt meie puhul ei saa seda öelda, sest kogu aeg on erakondlikud üritused või siis mingisugused kohtumised inimestega, et viimastel kuudel me oleme peaaegu iga nädalavahetus käinud tuulikute invasiooni teemal rääkimas ja toetamas kohalikke inimesi ja rääkimas neile, mis tegelikult toimub, infot jagamas, et see on päris kõva ralli, et vaba päeva ei ole. Ja nüüd ongi huvitav, ka järgmine nädal tuleb esmaspäeval Riigikogu saali esimene lugemine tuulikutelt, et maismaa tuulikutelt võtta ka toetus ära. Ma käisin seda majanduskomisjonis kaitsmas, kõik olid nagu seda meelt, tõesti, paljud ettevõtted on ka rääkinud, et ei ole vaja maismaa tuulikutele riiklikke toetusi, et saavad ilma toetuseta ehitatud, aga nagu vägisi surutakse, et äkki ikkagi anname rahva raha veel tuulikuärimeestele, see tundub nagu nii kahtlane. Ja sellest me oleme palju rääkinud, see ongi üks lõputu põhjatu tünn, et ainult nii palju lisan, et järgmine teisipäev ma olengi Paides, kus Paide teatri- ja muusikamajas arutatakse ka tuuliku teemat ja seal on ka paneeldiskussioon, nii et tulge kõik kuulama, kes vähegi saavad, aga Evelin, räägime mõne sõna veel valitsuse vahetusest. Ehk muidugi juriidiliselt võiksin pikalt peatuda, et see oli Kallase algatatud trikk, et viskame osad ministrid välja, siis valitsus ei pea justkui tagasi astuma. Et see on selline, piiripealne asi, aga kuna meil on sellised õiguskantslerid ja kõik, keda midagi ei huvita, siis see on jälle kuidagi üle jala ära tehtud. Hookus-pookus, uus valitsus. Meie ju põhiseaduse loojad, Jüri Adams, Liina Hänni on öelnud, et niimoodi toimida ei ole põhiseaduspärane, niimoodi pole seda valitsuse vahetust mõeldud, et sa vahetad ministrid välja ja jätkad nii, nagu poleks midagi juhtunud. Iga koalitsioon saab ju Riigikogult mandaadi, aga mis me ikka Reformierakonnalt tahame, et niigi on. Ja nii-öelda kombeid ja seadusi ja kõike on väänatud nende ajal, sest kõik on muidugi nende päris patu e-valimistega veel seotud, et selliseid asja ei tohiks olemas olla, juristina ma võin seda ainult kinnitada, et kontrollimatuid valimusi ei tohi olemas olla. Ja sealt algab ka juba see põhimõtteline umbusk kogu selle süsteemi legitiimsuse suhtes, aga neid ei huvita ka see, et pool rahvast ei usalda nende valimiskorraldust, et selles mõttes see asi kõik mädaneb neil. Ja ühel hetkel jõuab see sellisesse staadiumisse, kus kas vahetatakse see kamp välja või hakkab riik lihtsalt laiali vajuma, et see oht on piisavalt suur. Aga teate, ma vaatasin möödunud valitsuse koalitsioonilepet ja siis mis tunne on, kas mõni asi on täidetud ka, ilusad sõnakesed, mis seal kirjas on?
ja et me ei saa ju loota, et Reformierakonna teod ja sõnad lähevad omavahel kokku ja kuna nüüd on näha ka uut koalitsioonilepingut, saame ju võrrelda, mis oli varem ja mis on nüüd. Mõni naljanina on öelnud, et see uus koalitsioonileping on tehtud ChatGPT-ga, et on selline kohmakas ja üldine ja meenutab pigem tehisaru kui arukate ministrite ja valitsusjuhtide otsuseid, aga tõesti võtan näite siin, et eelmises koalitsioonilepingus oli julgeoleku kindlustamine. No me kõik praegust teame, on probleemid Moonaga, probleemid Hanno Pevkuriga, edasi riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine. Paneb ohkama, kui nüüd üle vaadata, mida see jätkusuutlikkus siis tähendas, oli tulumaksu tõus 20%-lt 22%-le, kehtestati automaks ja tõusis maamaks nii koduomanikele kui ka äri- ja tootmismaadele ja tõus jätkub. Ja kehtestati ettevõttele kasumimaks, muide uus leping ütleb, et seda ei kehtestata. Ahah, no ühesõnaga see oli vist ainuke muudatus, mida nad tegid, aga see oli niivõrd väike summa, et seda ei olnud, seda isegi ei olnud mõtet kehtestada, kuna see oli nii väike summa. 2%. Tekitame probleemi ja siis hakkame lahendama ja ütleme, et näete, et nüüd ei tule seda kirvest, mida me lubasime. Ja edasi veel tõsteti aktsiisi tubakale, käibemaks tõusis kõigepealt 22%-le, 1. juulist 2025 tõuseb see 24%-le, tõsteti bensiiniaktsiisi, tõsteti diisli, maagaasi ja kütteõliaktsiisi. Ma juba väsisin ära, kas see on, palju neid on? Alkoholiaktsiisi kergitati 5% võrra ja elektriaktsiis tõusis mais 2024 45% ja pidi hakkama nüüd 2026 kehtima ka julgeolekumaks, et mida siis kõiki isikud maksavad 2% ja pensionitelt hakatakse, ma ei tea, kas see nüüd võeti ära, hakatakse 1. aprillist 2025 maksma tulumaksu. Põhiline häda on see, et majandus lihtsalt hangub selle tulemusel ja see lihtsalt ongi nii olnud, majandus on hangunud üle 3 aasta, kukkunud, konkurentsivõime on kukkunud ja mina loen nende eelmisest valitsuskoalitsiooni leppest 2024–2027 kasvav majandus, kus see kasv on? Ja nad tõid ühe näite, et nüüd olevat 1, midagi tõusnud, aga see on karikatuurne, sellepärast, et inimesed ostsid massiliselt autosid enne automaksu tulekut ja kehtestati uusi makse, ehk see oligi see nende nimetatud tõus 1%. See on lihtsalt ruineeriv olnud praegu konkurentsivõimele. Kui me vaatame värskeid uudiseid, Lääne-Virumaal on uksed sulgenud rekordarv ettevõtteid, see arv küündib kuhugi 700 peale ja uksed on sulgenud ettevõtted, mis on tegutsenud 30 aastat. Seal on mingi 200 ettevõtet sellest hulgast, on tegutsenud kuni 10 aastat. Sealt kui ei saa tulla majanduskasvu, kui ettevõtted sulgevad oma uksed, siis ei ole võimalik, et majandus kasvama. Kui makse võidakse selga laduda, aga kui majandus kidub, siis raha ju juurde ei tule. Et see on see nende suur loogika viga ja siis vaatan, konkurentsivõime ja kasv ja reformid öeldi eelmine kord. No ei ole kasvanud, et vaatame siis neid tabeleid. Eesti on enamasti siin keskmiselt 7 kohta kukkunud Euroopa tabelites, mis on märkimisväärne arv, sest seal oli pisut üle 60 riigi loendis, millega võrrelda. Raginal on kukutud konkurentsivõimes, siis uued investeeringud, ettevõtete kindlustunne. Konjunktuuriinstituudi juht ütles, et kindlustunne on kõige madalam kogu eurotsoonis ja eraisikute kindlustunne on veel eriti mudaliigas. Aga
mida nad tegelikult siis teevad, vaat rohepööret, seda revoluutsiat on nad küll teinud ja siin liiguvad rängad rahad, et peredelt võeti raha ära, pensionid pannakse maksu alla, seda teist kolmandat, aga vaat rohepöördeks jätkub gigantseid summasid. Riigikaitse, kui see oleks läinud riigikaitsele, siis see oleks midagi muud. Ei, see uputatakse ikka meretuulikute teema ei ole päevakorrast maas, nad plaanivad isegi indekseerimist sinna, miljardeid sinna pumbata. Ja tõesti uues koalitsioonilepingus ma ei näinud seda sõna rohepööret, et see oleks niimoodi, et välja kirjutatud, et eelmises koalitsioonilepingus oli kohe mustalt rasvaselt, et viime läbi rohepöörde reformid, aga kõhedus tekitab see, et ikkagi jätkatakse nende tuuleparkide planeeringutega, kus juures ütlevad küll, et elektri hind peaks olema taskukohane või konkurentsivõimeline, aga seda ei saa olla, kui me toetame tuuleparke ja mida nad veel teevad, et kiirendame planeeringute vastuvõtmist ja tegevuslubade väljastamist. Ehk siis see tähendab seda, et hakatakse seda teerullimehhanismi rakendama, et kogukondadest üle sõita, et see tekitab kõhedust ja mis veel? Suurelt ja rasvaselt on kirjutatud, erastame riigiettevõtted, mis ei ole Eestile strateegiliselt olulised. No ma ei tea, mis Pole enam midagi ärastada. Nimetame ikka ärastamiseks seda. Aga praegu mina näen, et tegelikult toimub energeetika ärastamine kogu rohepöörde sildi all, kaasa arvatud tuumajaama loomine, mis iseenesest oleks vajalik, võib lõppeda sellega, et see läheb väiksele ringile Reformierakonnaga seotud isikutele, kes siis hakkavad miljardeid teenima. Et tegelikult peaks olema riigi omanduses, mis teeniks siis Eesti riigile raha ja ettevõtetele pakuks odavat energiat. Ja siis me räägime tuulikute teemast jätkuvalt, et seal kanditakse hiigelsummasid meie kodumaistele oligarhidele, suurärimeestele, kahtlase taustaga õnneotsijatele, sehkendajatele, sahkerdajatele, et see on päris jõhker. Vaat siis semukapitalismi ja siis riigi subsiidiumi majanduse ja siis sellisele alatu sahkerdamise apoteoos on küll nüüd. Selles mõttes see valitsus on sahkerdamise apoteoos. See on hästi öeldud, et kui vaadata ka neid tegevusi, siis tõesti semukapitalismi jookseb siit igalt poolt läbi, et pidid ju 3 miljonit investeerima mingisse IT-lahendusse, kus siis inimesed või tähendab ettevõtted saavad ennast registreerida ekspordile. Et IT-valdkonnale on päris palju raha, sest IT on ju mustkast. Sa ei näe ju enne, kui on probleemid, et asjad on tegemata. Me ju mäletame neid suuri andmelekkeid. Siis tulid välja korraga, et ei olegi kaasaegne, ei olegi küberturvaline, et inimeste isiklikud andmed on kurikaeltele kenasti kättesaadavad. No jah, IT võlusõnaga on nad 100 miljoneid pumbanud igale poole, nagu Võrklaev ütleks, ja tihti peale ei ole tulemust näha ja aeg-ajalt läheb kõik rappa. Aga öeldakse, kui on võlusõna IT, siis 10 miljonid kuskile nende jaoks märgilistelt positiivsetele firmadele, tihti peale tuleb sealt ka mõni annetus tagasi, näiteks Eesti 200 ju peaannetajad olid IT-ärikad, no just see mees hakkabki seal seda suurt portaali looma ja tegelikult nad kirjutavad ka juba koalitsioonileppesse, et loome Riigikantselei juurde ettevõtjate nõukoja, mis esitab ettepanekud ülemäärase bürokraatia kaotamiseks. Oi kui ilus. Tuleb sinna hulk mingid mustade päikeseprillidega mehi, kes siis hakkavad bürokraatiat vähendama. See on täielik potjomkinlus, nagu nad kogu aeg teevad. Ja põhjus on selles, et isegi kui tahetaks midagi vähendada, siis direktiivide tohutu uputus on niivõrd võimas ja nad on uustavad Brüsselile viimse hingetõmbeni,
See lihtsalt ei võimalda seda, et see kestlikkuse aruanne, millest me siin saates oleme korduvalt rääkinud, see on üks hullumeelsemaid asju näiteks, mida nad kõik 2 käega toetasid. See on täiesti ruineeriv ogarus ettevõtjate seljas. Muide, see, et me siin räägime, on kindlasti meie võimuparteide meelest valeinfo ja nad ongi juba kirjutanud ka oma koalitsioonileppesse, et toetavad võitlust valeinfo ja infooperatsioonidega. Hakkame neid Prigozini case'e järjest enam nägema arvatavasti. Ja noh, nende jaoks, tähendab päriselus peaks muidugi Vene propagandat riivistama, sellega me oleme nõus, aga faktiliselt ju rünnatakse oma inimesi, näiteks kõik, kes tuulikute vastu on, putinistid, oi, see on niivõrd ära leierdatud kaart, et süda läheb pahaks, aga siis, kui päriselt on vaja Putiniga võidelda, siis ju enam keegi ei võta tõsiselt, sest see on sisepoliitiline malakas kriitikute suhtes. No see on ikkagi ääretult ülekohtune, kuidas alavääristatakse kohalikke kogukondi, kes ei taha oma aeda seda meeletut tuuletööstust, kes on mures, siis naartakse, et te olete mingi rändtsirkus ja mingi et aga meie tahame ju teie majataguse üles kaevata. Ja oma semukapitalistidele anda, et just. Nagu seal Vinni vallas, kuidas see oligi, et üks tegelane, kes oli Aeroflotti investeerinud, see siis kaebas teid kohtusse, et kohe näha, et usaldusväärne inimene, ikkagi Vene äri, Kaja Kallase jälgedel, eks. Just Vene äri, Vene võtted. Ei ole nõus esimene kord, lööme ähvardame trahvidega, teine kord ei ole nõus, võib-olla peksame läbi ja 3. kord ei ole nõus, paneme midagi põlema, see on see Vene äri. Igal juhul väga agressiivne survestamine käib. Mina tahtsin siin viimase teemana välja tuua julgeoleku, sest on ju kogu aeg leierdatud ja teile liiva silma puistatud sellega, et no julgeolekus on kõik parteid ühtsed ja no meil on kõik ühed suunad. Aga nii pea, kui mingi ideoloogiline kiiks läbi käis, siis meie strateegiliselt kõige olulisemad partnerid USA on süstemaatiliselt sõimatud, solvatud nii palju kui võimalik tippude poolt, eks ole. Tippude poolt, mitte ainult sotsiaalmeedias ei käi see emotsionaalne hüüdlemine. No emotsioonid käivad üle pea, ma saan sellest aru, aga vaadake, head inimesed, Eestil ei ole oma lennuväge, eks ole, meil on AN-2. Moosi riiul võiks öelda, et kus see ägedus siis võetakse, et peksta meie strateegilist partnerit, kes on meie selja taga. Trumpi suu läbi öelnud, et ma olen Balti riikide ja Poola selja taga. Ei, ikka pekstakse, solvatakse ja õiendatakse. Ma loen koalitsioonilepingust, kuulake. Arendame laialdast koostööd USA-ga ja seisame selle eest, et Euroopa Liit ja USA oleks strateegilised partnerid. See oli eelmises koalitsioonilepingus, et see on nüüd kildudeks lennanud, nüüd räägitakse, et Ameerikaga ei ole siin midagi teha ja kulla inimesed, me peaksime hoidma ameeriklasi siin, me peame kas või meelitama neid, isegi kui nad taanduvad Euroopast, ei tähenda, et väikeriik hakkab praalima, ülbitsema ja rusikaga vehkima oma liitlaste suunas, see on niivõrd silmaklappidega poliitika, et mul on kõhe tunne selle peale. Kõhe on sellepärast ka, et uues koalitsioonileppes ju enam ei ole USA-st midagi juttu, õnneks ei ole sealt veel NATO välja visatud, et võib vist rõõmu tunda, et vaata, see ongi asi, et vahel tundub, et kui inimesed räägivad 150 sotsiaalsest soost ja hommikust õhtuni jahvatavad oma abieludest, et on ka natuke imelikud, aga me elu läheb ju edasi. Tegelikult need samad inimesed teevad ka majandusotsuseid ja teevad sama ogaraid. See väljendubki selles rohepöörde jampsluse kaela määrimises, täiesti ebateadusliku jura ajamises, ettevõtluse ruineerimises, nii et ei ole midagi nii, et väärtused on eraldi või kultuurisõda. Need, kes peavad meie vastu kultuurisõda ja määrivad noortele ogarusi kaela, need ei saa majandusega hakkama, nad ei saa hakkama, see on täielik müüt. Ja nüüd on ka selge, et ei saa julgeolekuga hakkama, et kui inimesed ei orienteeru ümbritsevas reaalsuses, ei saa nad mitte millegiga hakkama, nad on ohtlikud majandusele, välispoliitikale, julgeolekule, meie noorte vaimsele tervisele, kooliharidusele, kõigele.
jah, et toome veel mõned markantsemad näited, et me ei saa üle ega ümber ka Kaja Kallasest, kes on küll jäetud hetkel Trumpi ja administratsiooni ukse taha, aga ka tema on öelnud, et kui kõrge välisesindaja ootab sisukat koostööd Trumpiga, sest too valiti Euroopa Liidu jaoks ühe olulisema liitlase ehk USA presidendiks, šokeeriv. Et vaba maailm, teine on see ka, et vaba maailm vajab uut liidrit, on jälle Kaja Kallase sõnumid, et enam lollimat lauset ei saa öelda, et sellepärast, et sellega ju Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, mis on Kallase tiitel, ütles, et USA ei olegi üldse vaba maailm, esiteks, sealt võis seda välja lugeda. Selliseid solvanguid peetakse meeles ja selle tõttu teda ei lasta USA-s ühest uksest sisse enam. Et ja näha on, et ta võib-olla isegi vahetatakse ühel hetkel välja, sest ta on täiesti lõksus seal oma rumalusega ja vaata, see ongi see, et inimene jõudis oma ebakompetentsuse tasemele juba peaministriks saades. Parlamendi liikmena oleks ta hakkama saanud, sest seal on ikkagi täiesti tuhme tüüp ja seal oli Odinets, eks ole, niikuinii. Miks siis mitte ei oleks võinud Kaja Kallas seal olla? Seal on igasuguseid aferiste nagu Raimond Kaljulaid, Vene krüptoärikate produkt, eks ole, ja kes talle raha andsid ja uskumatud seltskonda, nii et Kaja Kallas täiesti omas elemendis, aga minister, peaminister, Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, liig, mis liig, see on lausa ohtlik Eestile, ohtlik ka Euroopa Liidule. Ja ei saa ka ju jätta mainimata Hanna Lahe väljaütelemisi, Hanna Lahe on ju ikkagi Reformierakonna lapsesuu. Ta on ikkagi nagu pärl, võiks öelda, et ajakirjanduse lemmik ja tema siis on välja öelnud, et USA valimised võitis kurjategija, naiste vihkaja, rassist, et kes eitab kliimamuutusi, on misogüün ja kõik veel, kel puudub igasugune moraalne kompass, et lugege ka Jürgen Ligi. Jürgen Ligi on ikkagi mõjukas, kõige pikemaajamise staažiga parlamendi liige, kus sellel tuleb vahutorte suust kogu aeg USA suunas, et see ei ole enam sotsiaalmeedias lihtsalt haukumine, vaid see on ministri tase ja see on väga muret tekitav. Aga Evelin, me peame korraks väikse reklaamipausi ja oleme kohe stuudios tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme jälle stuudios, tuletan meelde, et täna on rääkimas siin Evelin Poolamets ja Anti Poolamets, Riigikogu liikmed, valitud Lääne-Virumaalt. Enne kõike meie saade otse-eetrina ongi Lääne ja Ida-Virumaal kuni Jõhvini, aga kõigile kuulatav muidugi ka uutest uudistest ja üle veebi Tre raadio leheküljelt. Ja me räägime paari sõnaga sellest, millega ma ise sattusin siis Delfi veergudele sel nädalal, et mitmel päeval, et riigikaitsekomisjoni liikmena ei ole ma teinud NATO luba ja see läks nagu käima sellest, et Jürgen Ligil ka ei ole seda luba. Ja siis muidugi uuriti, kas keegi on siis riigikaitsekomisjonis selline. Mina ütlen, et mina olen selline ja esiteks muidugi see juriidiline probleem, et EKRE fraktsioon on näinud seda asja nii, et kui me ei hakka NATO luba eraldi taotlema, siis võib ka olla ilma erilise julgeoleku kontrollita seal. See on selline vaidlemise koht ka, eks me seda juriidilise vaidluse peame ära, aga miks ma seda teinud ei ole, seda oleks vast huvitav teada, et vaadake, pärast seda, kui prokuratuur ja kaitsepolitsei kukutasid läbi abielu referendumi üks päev enne selle otsuse langetamist, paiskasid Porto Franco kriminaalasja avalikkuse ette, lõid Ratase valitsuse kõikumu, siis paraku ei olnud meil mitte ühtegi inimest ega ilmselt ka valitsuses ja kes tolleaegses valitsuses, kes oleks uskunud, et see ajahetk oli valitud juhuslikult. Jah, et kui nüüd mõeldagi kapo tegevust, ega me ju enne ei näe, nad muidugi töötavadki hästi, et nad ei näe, ei ole näha, kui nad luuravad su järgi või jälitavad, aga toome võrdluseks Pruunsilla juhtumi,
see oli täiesti hämmastav, keda kõike pealt kuulati ja veel kus kohas, mulle tuleb markantsena näitena meelde, et Kersti Kracht oli kuskil Aqua Spaas, kohtus kellegi Tammega ja nende vestlus oli täiesti detailideni, ma ei tea, Eesti Ekspressi veergudel, et noh, see on hämmastav. Kellegi armuelu oli seal isegi kirjas. Just, sa mõtled kogu aeg, et okei, et kas see kapo siis nagu kõiki ei tea, jääbki mulje, et tegelikult kõiki jälitatakse, kõiki kuulatakse pealt ja siis, kui tekib selline olukord, kus sa oled võib-olla kellegi kaudu kuskilt, ma ei tea, kokku puutunud mõne ministriga, kes on vahele millegi on võetud, siis tuleb välja kõik, mis sa talle oled rääkinud. Ütleme nii, et kapo peaks oma tööd tegema, mul ei ole selle vastu midagi, ta peaks korruptante püüdma ja Vene agente püüdma, aga kahjuks on näha olnud, et abielureferendumi torpedeerimisega juhtus lihtsalt nii, et prokuratuur ja kapo sekkusid otseselt poliitikasse. Nimelt neil võis olla ju materjali, nad olid seda materjali Porto Franco teemal kogunud pikalt, aga miks nad valisid täpselt selle päeva? See oli nende viimane, see oli Sinisalu viimane relv. Ta teadis, et ma põhiseaduskomisjoni juhina olin kõik need sigatsejad maha surunud ja referendumi hääletuse ette valmistanud. Ma mõtlesin, et kas tõesti on see võimalik, et referendum tulebki, et ei olegi mingisuguseid enam takistusi. Mul oli selline tunne küll juba, et järgmine päev hääletame ära, rahvas läheb referendumile, otsustab selle üle mõne kuu pärast, kas abielu mehe ja naise vahel või pagan teab kelle vahel. Ja nad olid kõik põrgutantsud ära tantsinud, minu kabinetti tunginud, laamendanud, möllanud, vahutanud, hullusi teinud, et kõik oli nagu võiduteel, aga siis võeti nüüd märgitud kaart varrukast ja paisati siis viimasel hetkel välja kompra Keskerakonna suhtes. Et siis ilmselt kellegi, vaadake, Sinisalu naine oli Vikerkaare kangelane, ta oli igasugused autasusid saanud homoaktivismi nende toetamise eest ja ilmselt Eestile oli vaja homolippu kõige kõrgemasse masti tõmmata, et ikkagi kellegi jälle meeldida, siis nad sekkusid poliitikasse kõige otsesemalt ja pärast seda ma ei taha ausalt öeldes, et keegi tuleb, viskab sulle 10 leheküljelise julgeolekonkeedi ette, kus küsitakse näiteks, et milliseid sotsiaalmeedia lehekülgid olete teinud, administreerinud ja kõik. Ei, aga see pidi hullumaja olema, me rääkisin ka Mart Helmega, kes saades siseministriks pidi tegema selle julgeolekukontrolli ehk NATO loa ja ta ütles, et mingi tibin, 20-aastane tibin küsitles teda 6 tundi, uuriti mingi 5-6 aasta taguseid mingid ülekandeid, mingi 10-euroseid makseid kuhugi, et naaber maksid 10 eurot naabrile, et ta rotimürki ostaks, siis küsiti, et aga mis raha see oli, et noh, ja siis see tegu on nagu suursaadikuga ja seal kõrval vastas on mingi alles ülikooli lõpetanud tudengi noormees või neiu ja siis tema otsustab, tema siis vaatab, kas sa oled ikkagi piisavalt kõlbulik Eesti Vabariigi ministriks, rahva poolt valitud. Kõlbulik ja ka tegelikult Anti, räägi ära ka see lugu, kuidas sa sinna riigikaitsekomisjoni läksid? No ma läksin ka selle plaaniga, et EKRE kui suurim opositsiooni erakond oli ka kokku leppinud teiste erakondadega, et me siis toetame üksteist ja EKRE saab aseesimehe koha ja veel mitmes komisjonis, aga juhtus nii, et meilt lahkunud Leo Kunnas seda kohta ei vabastanud ja siis sellist hääletust ei olegi kunagi toimunud, nii et ega seda ei toimunud ka. Muide, mina mäletan ka seda olukorda, et kui oli jutt sellest, et need komisjoni aseesimeeste kohad, et need on jagatud opositsiooni erakondade vahel ära. Et Keskerakond saab omad kohad, Isamaal omad ja see riigikaitsekomisjoni koht oli EKRE-le. Ja seal oli Leo Kunnas ja Leo Kunnas ütles,
et tema astub selle koha pealt tagasi ainult siis, kui või ta nõus seda kohta loovutama kas Anti Poolametsale või Rene Kokale. Ja sina läksidki ju siis sellepärast, et sinna riigikaitsekomisjoni, et Leo Kunnas siis astub tagasi, aga no vaadake, milline kindral, ei sõnapidamisest ega sellest ta enam lugu ei pea, tagasi ta ei astunud ja sel põhjusel sa ei hakanud ka seda NATO luba tegema, sest ei olnud kindel, kas sa jääd sinna. Ja see on ka osalt nii, aga kui ma vaatasin seda julgeoleku ankeeti, siis mul tuli tunne, kui ma vaatasin, et sisuliselt need asutused teevad iga Riigikogu liikme kohta oma toimiku, nii nagu Pruunsilla kohta kuulati kõike pealt, mida sai, uuriti ja nuhiti, toimetati, et see tegelikult tähendab julgeolekuasutuste kontrolli märkimisväärse üle osa valitsuse, märkimisväärse üle osa parlamendi liikmete üle. Kas see ikka on õige? Ja kui ma kohtusin Soome riigikaitsekomisjoni liikmetega, siis nemad ütlesid, et neil sellist asja ei ole, et mingi julgeolekuasutus siis kuulab 3 tunni kaupa parlamendi liikmeid üle ja küsib, milliseid Facebooki lehekülgi sa oled teinud. Ja vaata, siis mul lõi ka lamp põlema, sest meil on ju vihakõne seadus ikka veel seal justiitsministeeriumis, millega saab kõik konservatiivid vangi panna, kui nad väga tahaksid poliitikast eemaldada. Ja siis anna siis teada, millised on sinu need kõik Facebooki leheküljed, ma isegi ei mäleta, mida ma kõik elus teinud olen ja loonud neid. Siis nad saavad öelda, et miks te valetasite, teil on veel üks lehekülg, mida te meil ära ei märkinud, eks ole. Te ei saagi julgeolekulubast, te unustasite oma 30 lehest ühe märkimata. Ja teine asi, no ma loodan, et see kõik nii ei ole, eks ole, muidugi, et julgeolekuasutustes on tublisid ja ausaid inimesi ka, aga ma räägin näiteid. Sinisalu ajal jäeti referendum ära selle tõttu, et nad sekkusid viimasel hetkel. Mul on siis näide värskest Pruunsilla kottimisest, kiusamisest, silmnähtav afäär. Mul on Marti Kuusiku näide silme ees, mille ainuke eesmärk oli valitsusrajalt maha võtta. Need nimekiri on väga pikk. Ainukene, kes alati nagu sellest radarist välja pääseb julgeolekuasutustelt ja õiguskaitseasutustelt, on Reformierakond. Ja juba 30 aastat, 10 miljoni dollari afäärist alates, Webfondi afäärist alates, R-hoolduse afäärist alates, Autorollost alates, alati nad pääsevad. Tallinna Sadam oli muide viimane. Ja pange tähele, nüüd kus toimub hiiglaslik ärastamisoperatsioon tuulikute ja energiasüsteemil, jälle nad pääsevad. Linnukesed lendavad ja lõõritavad. Just, et kõik see peaprokurörid ja kõik need tulevad sealt Reformierakonna seinte vahelt ja ka see on markantne näide, mis toimus ju Kaja Kallasega, et temal oli justkui see julgeolekukontroll tehtud ja tema abikaasal ka, aga näete, üllatusena tuli Stark Logistiku äri, keegi ei teadnud, kus kohas Kaja Kallas 300 000 sai vaba raha, millega siis äri ajada ehk oma abikaasa tuletan meelde, et ta teadis kõike, sest meil on pilt, kus ta istub selle slaidi ees koosolekul, kus on kirjas Vene äri, Metaprint, Stark Logistik. Et tegelikult anda ennast tähendab selline kahjuliku võiks öelda kapo kohta küll ebausaldusväärne, need tegevused ei anna nagu sellist kindlust, et ma võiks seda institutsiooni usaldada ja ma tean, mul on kindel tunne, et nad ei tee mulle midagi halba. Jaa, need on need näited, et ma ütlen, et seal võib olla ainult 1% selliseid, kes Reformierakonna mingi katust võib-olla pakuvad või tahavad rahvuslasi kiusata aga sellest piisab, et parlamendi liikmed lüüakse rivist välja ja see Sinisalu näide oli lihtsalt karm. Minu meelest see on kõige suurem sekkumine üldse siis Eesti poliitikasse siin julgeolekuasutuste poolt nii mastaapselt, et rahvareferendum jäeti ära, kus oleks mitusada tuhat inimest valida saanud, otsustada ühe suurima vaidlusküsimuse üle kultuuri sõjas. Ja tuletame inimestele meelde, et mis siis toimus. Ööl enne, kui see otsustamine pidi toimuma, teatati, et nüüd on maailma lõpp,
Keskerakond on vahele jäänud mingi kohutava skandaaliga, et enam ei saa ministrina jätkata, ta ei saa enam valitsuses jätkata. Ja läks paar päeva mööda, see sama suur kohutav skandaali tõmmatud Keskerakond astub jälle koalitsiooni, aga seekord koos Reformierakonnaga. See on vapustav näide tõesti, et peaasi, et referendum ära jätta, see oli oluline ja siis need, kes erakondadena olid puhtad nagu Isamaa ja EKRE pidid ära minema ja Reform ja siis Reform ja Kesk, kes oli endale kohutava ämbri kaela tõmmad, ma ei ütle, et seal Porto Francos midagi ei olnud, see oli lihtsalt ajahetke ja kompra kasutamine, et ühtlasi jätta ära referendum abielu teemal, sest see oleks ilmselt julgeolekubossi arvates jätnud meist halva mulje Euroopa liberaalidele, et homolipp jääb välisministeeriumil lehvima, see on nende arvates iseseisvuse garant. Ma ütlen, kui on ausaid julgeolekuasutuste töötajaid, kui on ausaid ja neid on, siis selline sigatsemine tuleb ära lõpetada, et visake need tegelased politseist ja mujalt välja, kes selliseid asju teevad, et tähtis on see, et normaalne põhiseaduslik riik, ausus ja poliitikasse mitte sekkumine vikerkaare lipu all jääks ära. No mõtleme ka veel, et kui ikkagi Keskerakonnaga tol hetkel oleks tõesti asi nii dramaatiline olnud, nagu mingil hetkel paistis, siis ei oleks saanud ju Keskerakond uuesti Reformierakonnaga valitsusse minna. No ei oleks saanud, aga näed, järelikult... Simsalabim, hookus-pookus ja anti veel uhke preemia Ratasele selle eest Riigikogu esimehe koht. Et kes see on see lähiajalugu, mida me peame teadma, et see on ju absurd, eks ole, et puhtaks saamiseks oli vaja, et kõige mustem erakond jääks valitsusse ja tõmbaks Kaja Kallase sinna idavedude kangelanna, et ta saaks oma idavedusid ajada, et ta saaks õhata Ukraina teemal ja samal ajal Venemaaga äri ajada, et kui alatu see igas punktis oli, eks ole. Peaasi, et rahvuslased ei saaks võimul olla. No võtame kas või Kristen Michali enda näite, Valge Kampsoni skandaal, kõik, ta ise ka ju tunnistas seda, et olid kilekotid, aga need tulid ämmakapist, et seal ei olnud ju midagi halba, väitis Michal. Ja raputas omale tuhka pähe, pani Valge Kampsoni selga, kilekotid, vedasime, kes kannatajaks jäi see, kes tõi selle loo avalikkuse, et... Ja Meikar oli see, kes üles tunnistas. See on elu Eesti Vabariigis, et vilepuhuja kannatas, see sülitati täis. Ansip, vana kompartei funktsionär Ansip tuli isiklikult, ütles, mina teda ei usaldada, paha poiss, eks ole. Aga need on võimul, kes kilekotte tassisid. See mees on president, kelle poeg tassis Reformierakonda raha. Isegi tema ema tassis, et kõik nad on autasustatud, ämmakapi afääri kangelased on kõik autasustatud. Muidugi president ise seda ei teinud, aga tema poeg ja ema tegid, eks ole. Viisid neid sama ämmakapi materjale sinna. Ja nüüd on see sama kamp on juba nii osavad, et enam ei ole neil vaja siin kuskil ämmakapist kilekottidega vedada, vaid nüüd nad teevad lihtsalt valitsuse juurde, tehakse nõukogu, saadakse otse maksta oma semukapitalistidele raha, nüüd antakse otse Tuuliku ärimeestele, kõik need Margus Linnamäed, Postimehe omanikud, kõik on juba nokad lahti teinud. Evelin, see on niivõrd hea teema. Ootavad just, et millal hakkavad rahapakid kurku voolama. See on niivõrd hea teema, et selle tõttu kannatas praegu laskemoona ja Pevkuri teema, et võib-olla teeme seda veel järgmine nädal, kuigi siis on uued ja veel valusamad teemad, sest see on nagu üks suur kõrglaine, mis meile pähe tuleb. Aga fakt on see, et ma käisin ise Pevkurit kuulamas riigikaitsekomisjonis. See on tõsi, et kõik venib, hiigelhanked on tegemata, on mingid lubadused õhus kuskil ja seda olukorras, kus nad ise
ütlevad, et tuleks kiiresti tegutseda, et sõnad ja teod ei lähe jälle kokku. No EKRE on kogu aeg rääkinud sellest, et kiirustage, et ei ole nii, et kohe, kui tahate, see laskemoon tuleb, vaid need hanked võtavad aega, aga mida Pevkur ütleb, et ega allkiri veel seal kuskil dokumendi all, lepingudu all veel moona ei too. No kuule, ka ilma allkirjata sa ei saa mitte midagi. See Pevkuri teema on tõesti mida peaks pikemalt rääkima, aga võib-olla... Selle eest on Pevkur väga heasti olnud laulusaates ja õhanud seal koomiku kostüümis ja siis ei ole ju vaja tööd teha, kui sa oled seal naljasaates olnud ja laulusaates. No jah, et vaatad, et kasutast ministrina ei ole, aga vaata, kui ilusti ta laulab. Ja palju nii mõnigi daam, ma tean ise, kes on öelnud, aga ta on ilus poiss, eks ole. Järelikult kompetentsi pole vaja, järelikult võimekust valdkonda juhtida ei ole vaja, on vaja lihtsalt olla nunnu poiss. Mina tean, mida teha. Kui Venemaa ründab, siis me saadame Pevkuri sinna vaenlase juurde, Putini juurde. Ja ta laulab nad surnuks. Ta laulab ja Putin hakkab nutma ja võtab kõik relvad tagasi. See on meie salarelv. Jah, ja selle salarelva teemaga peame täna lõpetama. Ma arvan, et me selle moona juurde siiski tuleme tagasi, sest riigikaitse teemad on mul hingel. Aga tore oli teiega jälle eetri kaudu kohtuda juba järgmise nädala laupäeval kell 12. Jah, aitäh kõikidele head kuulajad ja minul on ka väike salasoov, et kui pannakse uut koalitsiooni kokku, siis kaitseminister, olgu mis ta on, peaasi, et ta oskab ilusti laulda. Ja stuudios olid Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed, rahvuskonservatiivid ja rahvuskonservatiivse vaatenurga kaudu me neid teemasid analüüsimegi igal laupäeval kell 12 Viru Tre raadios ja muidugi ka üle veebi. Kuulmiseni! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.